Kas teie arvates on kurjad inimesed valguse inimesed või hoopis kurjuse inimesed? Te ütlete, et kurjuse inimesed. Kurjad inimesed, need on maatriksi inimesed. Te ütlete ja maatriksi inimesed. Nendeni ei pruugi siin maal bumerangi jõudagi. Inimesed, kes läksid üle maatriksi poolele, hakkasid maatriksi teenijateks. Need on need inimesed, kes lõpetavad siin maal oma viimase elu ning lahkuvad koos maatriksiga, kus nad jätkavad edasi peentasandil maatriksi toitmist kuni maatriksi lõpliku lahkumiseni siit maalt. Seda peentasandit nimetatakse põrgulikuks seisundiks. Ja kui kvantüleminek lõpeb aastal 2036, siis need inimesed koos maatriksi, puhastustule ja põrguga eemaldatakse sellest maailmast igaveseks. Kuid kuhu nad lähevad, sõbrad? Kui inimene loob teistele inimestele kurja ja naudib seda, siis ta loob ju reaalsust peentasandil. Aga kui ta suri, siis see tegelik õuduste bumerang alles algab. Tema hing ja peenkehad võtavad vastu kõik need mõnitused, kiusamised, mida ta oli teistele inimestele teinud. Kogu see teiste inimeste mõnitamised, kiusamised langevad peentasandil nende hingede poolt inimesele bumerangina kaela. Kuid peenmaailm, mu sõbrad, on ju palju reaalsem kui füüsiline maailm. Kas te teate, kui inimesed surevad, siis neil on sisemine tunne, et nad on tagasi jõudnud oma loomulikku olekusse. Seega, kui te aga tegite teistele inimestele kurja, kuid teatud põhjustel bumerang ei jõudnud teieni, kui aga te surete, siis see bumerang, mis on hiigelvõimas bumerang, loonud teile reaalsuse, igavese reaalsuse seisundi, lihtsalt tümitab teid teispoolsusel. Kui siin maailmas te saate oma bumerangi kuidagi muuta, kas paluda andestust, andestada ja kas või mõttes midagi muuta, kuid seal pole see enam võimalik, kuna te olete seal omasuguste keskel. Seal saavad kõik sellised inimesed oma bumerangid. Materiaalse maailma ja just inimeste probleem on selles, et teil pole võimalik piiluda teispoolsusesse. Pärast surmakogemust te ei saa meediumi kombel vaadata, te ei näe seda, te ei tea, mis toimub selles maailmas. Selles maailmas on bumerangi kergem üle elada, kui peale inimese surma peenmaailmas. Seal on tõesti väga halb, sõbrad. Miks? Siin, kui jõuabki teieni bumerang, siis on vähemalt häid inimesi, kes saavad aidata, soovitada, suunata, rääkida, selgitada, mis teiega toimub. Aga seal olete endasuguste seas nagu hullumeelne. Keegi ei selgita teile midagi. Seal pole ühtegi vaimset isiksust. Kõik on kui hullunud inimesed, kes ilmutavad üksteisele oma hullumeelsust. Aga miks see eksisteerib? See eksisteerib sellepärast, et need hinged, kes on end elus kaotanud, toidaksid maatriksit. Tal on vaja neid puhastustule madalaid vibratsioone. Põhimõtteliselt inimene satub maatriksi küüsi ja maatriks korraldab talle pildi õudustest, igavesest piinast, piinamistest ja hirmudest, paanikast, valust, haigustest, lootusetusest ja šokist. Siin võib olla 5-10 minutit ja see võib mööda minna, kuid seal on see igavene, kus te tunnete šokki igavese seisundina. Teate, sõbrad, kui inimestel oleks vaid võimalus kõike seda näha, siis nendest saaks kohe pühakud. Seepärast võtke juba täna oma bumerang vastu. Parandage kiiresti oma elu, kahetsege ja paluge andeks, muutke kiiresti oma elu, oma saatust, oma suhtumist inimestesse ja tehke seda juba kiiresti. Kuna aega pole enam jäänud ja aeg on palju kiiremaks muutunud.